Head Eesti haridusfoorumi suurfoorumist osavõtjad, head haridushuvilised, haridusvaldkonna edendajad, nii õpetajad, lapsevanemad kui ametnikud ja õpilased ja lugupeetud minister. Avan tänase suurfoorumi, mille pealkiri on Eesti hariduse tuleviku vaated EHF ehk Eesti haridusfoorum 25. Sellel foorumil me heidame korraks pilgu tagasi 25 aastasse ja see on tõesti umbes nii, et minutiga aasta jaoks me pikemalt võib-olla ei pühendu minevikule. Meil on kaasas ka kogumikud varasematest aegadest. Ja siis me tuleme tänasesse päeva ja vaatame tulevikku. Ja sedasama me siis teeme koos haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Ja seda pikka päeva ja arutelusid saame läbi viia tänu ka Tartus asuva Haridus- ja Teadusministeeriumi majaga. Tänu ka selle eest, et seda saame just siin koostöös teha ja koostöö on kulda väärt. Ja me peame siin hoolega silmas kõiki reegleid, mis on tingitud koroona olukorrast. Jumal tänatud, ütleme, või me ise tänatud, me oleme korralikud olnud, et me saame üldse näost näkku kokku tulla. Me oleksime tahtnud pidada seda 25. juubelit nii-öelda õigel ajal eelmise aasta oktoobris-novembris. See ei meil õnnestunud, aga esimesel võimalusel nüüd me oleme kokku tulnud ja näeme ikkagi üksteist silmast silma. Tänada tahan ka Postimeest, kes teeb meil ülekande ja see on väga oluline. Paljud, kes oleksid tahtnud tulla ja mõttetalgutel ka kaasa lüüa, aga tänasel lõpetamiste päeval ei saanud seda teha. Nende lohutuseks ma ütlen, et foorum on ka järelvaadatav esiteks ja teiseks me teeme ka 29. juunil niisuguse järelfoorume. Meil on ikka olnud kombeks teha nii eelfoorumeid kui järelfoorumeid ja nende keskel siis on ka üks päris suur foorum igal aastal. Ja tahame tervitada Postimehe kaudu nüüd ka Eesti Üliõpilaskondade Liitu, kes selgub, et on meie haridusfoorumist lausa 5 aastat vanem, nii et nemad on meie vanemad õed ja vennad ja peavad samamoodi Tartus täna oma arutelude ringi, nii et hea partner Eesti Üliõpilaskondade Liit, olge tervitatud. Nüüd läheme siis veel konkreetsemalt foorumi juurde. Osavõtjad on saanud oma kavad ja teavad, kuidas me kulgeme tänase päeva jooksul. Päev on pikk. Tahame palju arutelusid läbi viia, et siis olla valmis suve jooksul veel ette valmistama ja et sügisel, isegi kui tuleksid ka uued koroonapiirangud, et me läheksime rõõmsalt edasi. Saaksime õpilasi paremini õpetada ja saaksime oma haridussuundadega edasi minna. Selles kavas te näete, õhtupoole on ka 3 aruteluringi, mis on ka tähistavad praeguse värske. Ma loodan, et kui see ei saanud vastu võetud kolmapäeval,
siis lähiajal vastu võetava arengukava 3 peamist suunda. Nii et tahaksime sinna juba väikest sisendit anda. Ja enne siis, nagu ma juba lubasin, me vaatame ajalukku tagasi. Ja selleks me palume siia esimesed panelistid, kes mäletavad aegade algust. Siin on teisi veel, kes mäletavad, aga teised panelistid saavad natukese hiljem sõna samm-sammult. Et palun siis Ene-Silvia Sarv, Olav Aarna ja Raivo Juurak. Tulge nüüd juba siia ilusasti siia ette. Ma olen endale sättinud äärmise koha ja hoian käes 95. aasta konverentsi kogumikku. 95. aastal kevadel oli esimene konverents, mis oli nagu seemneks sellele, et sügisel tekiks see konverents Tartus, kus nimetati see konverents ümberfoorumiks. Sellele eelnesid diskussioonid, need on siin ka ilusasti kirjas. Ja üsna konverentsi lõpus ütles Ene-Mall Vernik, kes oli nende konverentside peainitsiaator ja tolleaegne ideoloog, ütles need lihtsad sõnad, et austatud haridusfoorum. Ja me otsisime lintide pealt selle koha üles ja ma loodan, et me saame selle 2 lauset võib-olla ka siin teile ette kanda. Kohe. Me oleme jõudnud haridusfoorumiga võrdlemisi lõpule ja meie siin istumise lõpetuseks on sõna Ene-Mall Vernikul. Austatud haridusfoorum. Politoloogiline kokkuvõte on tehtud. Teie loaga ma teeksin lühikese isikliku kokkuvõtte. Ja ma küsiksin, mis ma siis nüüd saanud olen? Olen ma selle tulemusega rahul või ei ole? Loomulikult olen. Aitäh! Ene-Malle meie hulgas kahjuks ei ole. Ja ma teen ettepaneku kõigi nende eest, kes on meie hulgast lahkunud, meie tublid haridusfoorumlased, et teeme väikese leinahetke. Aitäh! Ja läheme edasi meenutustega, mis ei ole nii kurvad. Meie ees on tubli rivi neid, kes alustasid omal ajal. Ja meie hulgas on ka Marju ja siin veel mitmed inimesed, kes tõesti ka päris algusest peale on seda haridusfoorumi ideed rikastanud ja tegutsenud. Ja tahan öelda siis, vaadates seda sama vana kogumikku, me kingime selle ka pärast ministrile, et oli sügisel ka niisugune aeg just parajasti, kus ka üks minister lahkus postilt, oli valitsuste vahetus ja parajasti oli saanud siis uus minister posti täpselt samuti, nagu see hetk praegu on. Ja mida veel tahaksin sissejuhatuseks öelda, et Peeter Tulviste, me olime siis tol korral Tartus sügisel ülikooli hoonetes, 2 päeva oli aega arutada
Ja Peeter Tulviste rääkis ülikooli rektorina sellest, kuidas väga hea idee on saada igasse kooli arvuti. Toomas Hendrik Ilves, ta ei olnud siis veel, ma ei tea, kas ta oli suursaadik ehk või, tuli niisuguse julge ideega välja ja see tundus üsna uskumatu. Ja kui me tuleme tänasesse päeva, siis selgub, et igas kodus peaks olema vähemalt 3 arvutit, et isa, ema ja lapsed kordamööda siis saaks oma tööd teha ja koolituda. See ühelt poolt ideed jäävad üsna ikkagi nagu kestma, aga teiselt poolt arengud on väga suured. Ja lähme siis veel kord tagasi. Ja kõigepealt oleme palunud Ene Silvia Sarvel, et Ene räägib sellest, mis oli ennem haridusfoorumit, et ega siis need haridusfoorumi loomise ideed ei tulnud ju tühja koha pealt. Ja palun lühidalt siis. Võin ma siit rääkida? Ja sul peaks olema see asi küljes, mikrofoni asi. Nii, valmistasin korraliku paberi ette, mis jäi loomulikult kuhu? Nii, aga ma ütleksin, et selles, et me siin praegu koos oleme, selle asja juurteks, süvajuurteks on minu meelest väga kokkuvõtlikult 3 asja. Kõigepealt Eestis traditsiooniliselt tugev haridus- ja kultuuriliikumine, 19. sajand, 20. sajandi esimene pool, mis tegelikult nii-öelda taas sündis 80. aastate teisel poolel tänu perestroikale ja tänu Liimetsa ja Kretškina, keda paljud ikka veel sõimavad, aga tegelikult nende julgusele 87. aasta 1987 õpetajate kongressil kuulutada välja, et meie võtame suuna Eesti rahvusliku kooli nii-öelda taasloomisele. Ja see oli nagu niisugune päästik, kust algas koolide iseseisvumine, uute õppeplaanide, õppekavade tegemine, kust algas igasuguste kodanikuühenduste, haridusseltside ja nii edasi taasloomine, mis eriti hoogustus muidugi 90-ndatel, kui neid seltsi oli ikka kohe lõpmata palju, igasuguseid organisatsioone, Õpetajate Liidu, Rahvas on siin, Õpetajate Liit tekkis kohe, taas tekkis 90-ndate algul ja nii edasi. Ja teine juur, see on nagu niisugune üks juur. Teine juur oli kindlasti see, et 80-ndate lõpus oli väga lai kaasatus. See tähendab, et oli kaasatud aktiivsesse tegevusse tohutu hulk inimesi. See ei olnud ülalt alla reform. Need olid, ütleme, mingi keskiht, väike niisugune, initsiaatorite rühm ja nii edasi, kellel oli visioon, Eesti oma haridus, oma missioon, mida selleks peaks tegema. Aga tegelikult oli massiline kaasatulek ikkagi koolides, eelkõige koolides õpetajate hulgas. Ja see kaasatus, lai kaasatus ja see aktiivne osalus, need olid need, mis viisid 90-ndate keskel selle asja ära tundmiseni, et tegelikult kõigi nende igasuguste eripalgeliste initsiatiivide ja seltside ja ettevõtmiste jaoks oleks nagu vaja mingit niisugust, katust. 94 tegi Peeter Kreitsberg Tartu Ülikoolis rahvusvahelise seminari, too oli üks esimesi rahvusvahelise haridusseminare, kollokviumiks me vist kutsusime teda, sakslastega, Nordrhein-Westfalen, ma arvan, oli sealt inimesed, ja sealt tekkis idee Otto Ameri Kadrina koolis, kui siin on kedagi Kadrinast, tervisi neile, sellest, et oleks vaja hariduskonverentsi, koolijuhid ja nii edasi, mis toimuski 95. aasta kevadel ja 95. aasta sügisel
toimus see, mida Enemal teile just ütles. Tartu Ülikooli aulas kuulutati Eesti Haridusfoorum looduks. Nii et see oli tegelikult pikk, keeruline, aga väga kaasahaarav ja põnev protsess ja ehk kunagi saab ta ka täpsemalt ja põhjalikumalt kirja pandud, aga kõige ilusam on see, et need põhilised ideed, mis tollal välja käidi, näiteks 88. aasta haridusplatvormis, hariduse demokratiseerimine, humaniseerimine, õppimise väärtustamine ja nii edasi, nemad on aktuaalsed siiani. Nii et see on see, mis ma praegu nagu ütleks. Jah, ja kõik need 80ndate lõpu, 90ndate alguse ideed ja kogunemised ja ühendused, vabaühendused öeldakse täna, siis kõik need olid ikkagi lausa seemneks sellele Eesti Haridusfoorumi tekkele. Et oli juba tekkinud õpetajate liit, oli ka omanäoline kool, oli juba aasta tegutsenud Eestis tänu Avatud Eesti fondi toetusele, et igalt poolt kõik inimesed, kes olid hariduseluga seotud, ahmisid midagi uut, püüdsid ka midagi uut luua, midagi uut tekitada ja nii siis hakkas ka vormuma haridusfoorumi idee, mis oli ju palju laiapõhjalisem nii ideede mõttes kui ka tegutsemise mõttes palju laiapõhjalisem, kui see oli olnud siis teiste organisatsioonide puhul. Ja palun, Olav. Aitäh, et head kohalolijad, kummardusena hea sõbra ja kolleegi Enemal Verniku poole alustan ka selle sama küsimusega, mida me hetk tagasi siin kuulsime, mis ma siis nüüd saanud olen, aga mitte 25,5 aasta eest, vaid tänase päeva vaatega. Lühikene vastus on see, et oma elu viimase kolmandiku, see vist ei ole hea väljend, viimase kolmandiku, aga kolmandiku oma elust olen ma elanud koos Haridusfoorumiga ja Haridusfoorum on mulle andnud hulga häid sõpru, on aardanud minu maailmapilti, mis oleks võib-olla ilma Haridusfoorumita jäänud üsna inseneeria ja tehnikateaduste keskseks. Aga nüüd, kui juurtest edasi minna, juured, mis ulatuvad siis möödunud sajandi 80. aastate teise poole, võrsed hakkasid tekkima siis 90. aastate esimesel poolel ja üheks kõige silmanähtavamaks võrseks oli siis 1995. aasta aprilli lõpus toimunud Eesti hariduskonverents. Mul on soe tunne meenutada seda, et see toimus 2 kevadisel päeval. Usun, et need võisid isegi väiksepaistsed olla, aga see pole kõige olulisem Tallinna Tehnikaülikooli aulas. Kohal oli tublisti 10 korda rohkem inimesi kui siin täna saalis, üle 300 inimese oli ja võib-olla toda aega iseloomustab tõesti see, et foorumile ja eriti foorumi toimkonda, mis oli läbi aastate või nagu foorumi täidesaatav organ, mis kõiki üritusi ette valmistas. Foorumi toimkonna liikmeks saamisele oli tõepoolest konkurents olemas. See on loomulikult tänase päeva nostalgitsev vaade 25 aasta kaugusele. Loomulikult ei peaks täna krokodillipisaraid valama sellel teemal, et vaadake, kuhu me nüüd oleme jõudnud, nii kokku kuivanud. Mõtleme parem sellele, kui palju on selle aja jooksul maailm meie ümber muutunud. Me ei pea ainult Facebooki ja Twitterisse
vaatama, on palju muidki arenguid, mis on põhjustanud selle, et need erinevate huvirühmade esindajad, kes toona Tallinna Tehnikaülikooli kogunenud olid, nendel ei olnud toona ei selget platvormi oma huvisid kõva häälega välja öelda ja teistega sellel teemal arutleda. Võimalused selleks on tänasel päeval hoopis avaramad, sest see, mida me pateetiliselt kodanikuühiskonnaks nimetame, on suht märkamatult tegelikkuseks armsas Eesti Vabariigis muutunud. See hariduskonverents, mille toimumise koha pealt tahaks kummarduse teha ka Peeter Oleskile, kes umbes kilomeetri kaugusel siit elab, sest tema oli toona kultuuri- ja haridusminister, kes võttis vastu selle otsuse, et niisugune üritus toimuma saab ja Enemalle suu läbi tõenäoliselt sõnastas ka selle eesmärgi püstituse. 2 küsimust, millele otsiti vastust, olid kõigepealt, milline on Eesti hariduspoliitika kontseptsioon, ja teine küsimus, millised on haridusotsuste ettevalmistamise ja rakendamise mehhanismid. Pea igavikulised küsimused, aga väga olulised. Selle taustaks asjaolu, et toona oli väga levinud lauseks haridusinimeste hulgas see, et meil ei ole hariduspoliitikat, mille taustaks oli asjaolu, mis pole tänasekski kuskile kadunud, et ministrid tulid ja läksid ja inimestel tekkis see mulje, et iga uue ministriga tuli uus hariduspoliitika. Kuskilt maalt on see igati loomulik, vähemasti tänase päeva arusaamisega. Toona ei olnud see midagi muud kui absoluutsele enamusele inimestest väga häiriv. Selle tõttu igatsus selgema perspektiivi järele, mille ümber me tänagi siin koos istume, et vähemasti aastani 2035 ette vaadata. Ja võib-olla üks asi veel, millele hea meelega tagasi vaataks, on see, et üsna üllatavalt ja ootamatult mitte ainult toonane kultuuri- ja haridusminister ei osalenud kõige 2 päeva jooksul sellel konverentsil Tehnikaülikooli aulas, vaid ka toonane peaminister Tiit Vähi oli samas kohal ja võttis ka aktiivselt osa, sekkus sisuliselt diskussioonidesse. Ja presidendi tervitus Meri. Ja presidendi tervitus, Lennart Meri tervitus loeti ka kõige alguses meile ette niimoodi, et tähelepanu sellele sündivale uuele asjale oli kõige kõrgemal riiklikul tasemel väga oluline olemas. Sellest kummarduste reast tahaks kummardada veel Marju poole, sest minu arusaamist mööda, vähemasti minu isiklike kõrvade vahel lõi pilt selgeks siis, kui Marju ühes töörühmas, kus me koos istusime, sõnastas nagu kõige selgemalt selle tegevusmudeli, mille järgi haridusfoorum toimima võiks hakata ja mille järgi ta vähemasti esimesed 10 aastat ka üsna selgelt ja minu hinnangul edukalt toimis. Ja sellega oli tegelikult võrse nii kaugele kasvanud, et poole aastaga või vähem kui poole aastaga valmistati ette siis juba Tartu Ülikooli aulas oktoobri lõpus toimunud üritus, mis ei kandnud enam hariduskonverentsi nime, vaid oligi siis esimene niinimetatud Eesti hariduse suurfoorum.
üks tagasivaade veel. Läbi aja, vähemasti esimesel 10 ja natuke rohkemal aastal oli oluline küsimus haridusfoorumi toimimisega seoses see, mis on haridusfoorumi staatus. Me ei pidanud seda alguses üldse oluliseks, esimesed, ma arvan, et umbes 5 aastat ei olnud me mingisugune juriidiline isik, aga siis, kui võeti vastu sihtasutust ja mittetulundusühingute seadus, siis oli meil võimalus ennast ka konstitueerida mittetulundusühinguna, millena me tänase päevani ka toimime. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid sellest, et tegelikult tollel kaugel ajal oli meie hulgas õige palju neid inimesi, kes siiralt soovisid seda, et Eesti Haridusfoorum muutuks tegelikult omalaadseks Eesti haridusparlamendiks ilma igasuguse naljata, et need otsused, mida meie päeva lõpuks vastu võtavad, oleksid siduvad mitte ainult haridusministrile, vaid Riigikogu kultuurikomisjonile, Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule tervikuna. Täna ajab see meid veel rohkem naerma. No, ma võin öelda, et ma nii naiivne ei olnud ka 25 aastat tagasi, aga see on ka üks näide sellest, kui palju maailm meie ümber ja meie arusaamine maailmas selle aja jooksul muutunud on. Ja viimane meenutus sellest ajast on, et peaaegu et haridusfoorumi asutamise päeval ametisse asunud uus ja esimest korda haridusminister, mitte kultuuri- ja haridusminister, oli Jaak Aaviksoo. Ja ta oli ka ühtlasi juba ennem seda president Lennart Meri kokku kutsutud presidendi akadeemilise nõukogu aktiivne liige ja selle akadeemilise nõukogu egiidi all pandi kokku üks paljudest õpi-Eestiga seonduvatest dokumentidest nimega Õppiv Eesti ja võib-olla selle dokumendi kõige olulisem osa on niinimetatud Aaviksoo 10 käsku, kusjuures see 10. käsk ütles seda, et tugevdada tuleb Eesti Haridusfoorumi staatust, mis tegelikult viitab sellele samale natuke pehmemas vormis, millest ma just haridusparlamendi mõttes rääkisin. Seda ei juhtunud ja seda tegelikult põhimõtteliselt ei saanudki juhtuda, aga haridusfoorum on siiski olemas ja ma loodan, et ta oma põhimissiooni täidab ka edaspidi. Aitäh! Aitäh! Ja ma siis lisan mõned sõnad selle haridusfoorumi kui niisuguse kui organisatsiooni ülesehituse kohta, mis oli tolle aja kohta täiesti uudne, sest sinnamaani kõik vabatahtlikud organisatsioonid või MTÜ-d olid ikkagi üles ehitatud nii klassikaliselt, et olid allorganisatsioonid, koolid ja siis oli see peaorganisatsioon ja juhatus ja käsuliinid käisid ülevalt alla, alt üles, aga meie siis võtsime ju hoopis teistmoodi lähenemisi, et hästi laiahaardeliselt kõiki haarata. Tegelikult see oli juba mõlema esimese konverentsi, mis teine konverents muutus hiljem foorumiks, mõtetes ka, et kutsuti kõikidest ministeeriumitest inimesi, kutsuti kõikidest haridusorganisatsioonidest inimesi, kutsuti kõiki, kellel hariduse kohta oli midagi head, pigem head, aga tollal ikka ka väga palju halba öelda. Et ta oli juba laiapõhjaline ja tõepoolest nagu Olav siin väitis, et päris suur konkurents ja valimine toimus sellesse toimkonda, mis esimesed 15 ja rohkemgi aastat toimus, mis siis foorumite vahepealsel ajal nagu toimetas, vaatas, mis teemad on õhus ja siis eelfoorumite näol juba neid probleeme sellel hetkel arutati. Ja
mina näiteks ei olnud otseselt üldse haridusasutustes tööl, mina olin Sotsiaalministeeriumis osakonna juhataja, sattusin esimesele konverentsile, jäingi sinna toimkonda ja nüüd olen ma siia haridusfoorumisse jäänud 25 ja natuke rohkemaks aastaks. Aeg on tõesti juba vaadata, kuidas nooremad nende teemadega edasi lähevad, aga tänasel konverentsil tahan öelda või õigemini suurel foorumil, et selline niisugune kaasaegne, kaasav süsteem ei ole tänagi igal pool veel nagu vastu võetud. Ja ikkagi ta on palju loovam ja vabam kui mõtteviis, kui paljudes organisatsioonides praegu on. Ja kui siis ühel hetkel meie need toimkonnad küll tegutsesid edasi, aga tekkis ka list, suur haridusfoorumi arutelulist ja lõppkokkuvõttes ta kestab tänaseni. Nii et Raivo on seal teinud fantastilise töö. Ma olen näinud paljusid liste, mis tekivad, siis selgub paari aasta jooksul, et see on raske ja väsitav töö teha vabatahtlikult, kui sa palka ei saa ja nad kustuvad või muunduvad. Aga haridusfoorumi list sai alguse minu teada 2001. aastal, mis oligi aegade algus, kus listid üldse õieti tegutsema hakkasid. Raivo, palun räägi nüüd natuke, mis muljed sul on, ega palju aega ei ole ka selleks. Jah, tervitus kõigile. Minul oli niisugune õnnelik juhus oli, et mina tegin selle hariduslisti ja mina ei võtnud seda kui haridusparlamenti, vaid kui koolitusorganisatsiooni, et arutame asjad läbi ja ma nägin, et foorumid olid harva ja mõtlesin, et aga miks nad ei ole iga päev. Ja siis, kui ma sain selle platvormi, kuhu teha, siis ma hakkasin kutsuma sinna inimesi kokku. Siis ma kutsusin õpilased, õpetajad, lapsevanemad, esindajad kõigist. Ja muidu targad. Siis kutsusin õppejõud ja üliõpilased. Ja siis mulle öeldi ka seda, et kas sa teed nalja või oled loll, aga ma kutsusin ka Riigikogu liikmed sinna ja kohalikud poliitika esindajad. Ja lõpuks jõudsime niisuguse toreda olukorrani, kus Riigikogu kultuurikomisjon arutas midagi ja kultuurikomisjoni liige Andres Taimla saatis kokkuvõtte arutelust kohe meie haridusfoorumi listi. Enne, kui see läks ajalehtedesse. Sest siis Andres vaatas, et kuidas reageeriti, parandas oma teksti ja siis alles saad ajalehtedesse. Ja teine suurepärane asi, mida ma loen ka ikkagi saavutuseks, on see, et haridusministeeriumist 4 inimest kommenteeris seda arutelu. Õpetajatel oli igasuguseid ettekujutusi, me ei olnud ju sidusühiskond siis veel, mis kellelgi oli oma kohas ettekujutused tekkinud, siis neid ta paiskas välja ja siis ma nimetan need nimed ka ära veel. Kalmar Kurs, Olav Kroos, Kai Võlli ja Heli Aru. Nemad kommenteerisid, kui midagi väga viltu läks, et tegelikult nii ei ole. Ja siis ma olin väga õnnelik, sest mulle tundus, et ongi sidus ühiskond, demokraatia, kõik, mis sa tahta oskad. Ja see kestis päris palju aega, vist 10 aastat umbes. Ja haridusfoorumi listi liikmeid oli üle 1000 ja arutelud käisid iga päev 20 kirja päevas vähemalt, aga mõni päev ka 50. Ja siis, alati on ka kahtlus ka, et kuidas, kas ikka loetakse, siis ei saanud ju vaadata klikke. Siis ma ükskord küsisin Mailis Repsi käest, et kas sa vahel loed ka. Ja ta ütles niimoodi kohe esimese puhangu, kõik kirjad olen läbi lugenud. Kõik olen läbi lugenud. Nii, aga siis, et mis teemasid arutati, see on ka tähtis. Muidugi haridusstrateegia, see õpi Eesti teemad.
ja mida mina eriti ise esile tõstsin, oli koostööpõhine õpe. Seda me propageerisime väga palju. Et noh, nüüd alles tasapisi hakkab see tulema, et õpime meeskondadena. Ja nüüd hakkab see tulema tänu distantsõppele, õpilased ise on hakanud meeskondi moodustama. Siis teine teema, mis oli väga äge meil, oli õppekava. Ja seda oli Tallinna ja Tartu vastuolu, oli, et kumb teeb parem õppekava. Ja meie haridusfoorumi list tegi 3. õppekava. Et Tartu 1., Tallinn 2. ja haridusfoorumi listi oli 3. õppekava. Ja sellega läks nii õnnelikult, et meil oli seal õppejõud osalesid ja ma ise panin oma osa, sellest ma tundsin mingil määral Taani õppekavasid ja lugesin need veel läbi. Ja siis me tegime niimoodi 10 aktiivset tegijat oli sellel 3. õppekaval. Tegime selle valmis ja vaata, mis juhtus. Meid kutsuti seda Riigikogusse kultuurikomisjoni esitlema. No, muidugi Olav oli siis kultuurikomisjoni esimees. Et natukene korruptsiooni moodi ka, aga kuulati ära. Ülejäänud liikmed kõik kuulasid meid ära ja ütlesid, et väga huvitav, aga liiga äkiline. Vara veel. Ja siis oli veel ka see moment, et pärast Riigikogus käimist kõik 3 kohalikku telekanalit tegid veel minuga intervjuu ka. Ja et see oli ka üks niisugune läbilöök. Siis ma tõstaks veel esile ühte asja, mis meil oli väga huvitavalt läbi arutatud, oli valimisteks valmistumine 10 aastat tagasi või umbes. Ja siis me võtsime põhjalikult erinevate erakondade platvormidest hariduse kava. Ja siis meie haridusfoorumi listi põhisõnumiks oli, et vaadake õpetajate järelkasvu peale. Vaadake järelkasvu. 10 aastat tagasi me ütlesime seda juba. Ja ma kandideerisin siis ise roheliste nimekirjas ja see oli, võtsin selle ka oma isikliku programmi, et õpetajate järelkasv. Ja ma arvan, et me tegime seda ka väga hästi. Ja siis üks asi oli veel, ma läbisin Tallinna Ülikoolis magistriõppekava haridusfilosoofiate teemal. Ja kõik, mis ma magistriõppes kuulsin, kõik me arutasime haridusfoorumi listis läbi. Kõik loengud järjest, kõik debatid ja ma nägin, et see ka inimestele väga meeldis. Nii. Mis on tänaseks saanud? See haridusfoorumi mailingu list on alles. Iga kuu on seal paar kirja. Aga ma arvan, et see ei ole läbikukkumine. Sest ma tegin oma isikliku Facebooki konto ja seal on praegu 1911 liiget. Ja vahel on ka seal olnud täitsa toredaid mõttevahetusi. Ja ka praegune minister on läinud kaasa seal. Siis teine väga tore asi on haridusfoorumi Facebooki grupp, mille kutsus ellu Urmas Einaste ja mida ka väga toredasti veab Silvia, enne Silvia Sarv. Ja seal on 1885 inimest. Ja hiljuti kutsus Urmas mind sinna ka 9 administraatoritest. Seal on nüüd 4 administraatorit. Ja ma näen, et mõtlen, et imelik asi, kogu aeg tuleb niisuguseid ettepanekud, võtke mind sinna foorumi liikmeks. Varem ma pidin neid kutsuma, peale käima, et tulge ikka, võtke ikka, kirjutage, helistasin, et kuule, kirjuta nüüd sina. Et seal on tühi koht ja vastus puudub. Aga niisugune tore nähtus, et inimesed tulevad ise, tunnevad huvi. Aga Urmas on ka selle heaks tööd teinud, ta on saatnud, et kui midagi on seal haridusfoorumit huvitavamat olnud, siis ta on saatnud seda teistesse kohtadesse laiali ja siis inimesed on vaadanud, et et tahaks põhjalikumalt selle foorumiga tutvuda. Ja siis, ja veel on olemas ka haridusfoorumi infosein, eks ole.
Ja on olemas veel üks, mis Eesti Haridusfoorumi listist eraldus. Grupp inimesi, kes arvasid, et Haridusfoorumi listis on kõik täiesti valesti ja asutati Haridusareen. Ja seal on ka päris mitu inimest, aga sõna pidi võtma ainult 3. Aitäh, Raivo! Jah. Üks aitähi, enne aitähi veel üks. Ma mõtlesin, et mis see ideaalne haridusfoorum oleks. Ja siis ma mõtlesin Urmas Vaino peale, et ta teeb seda toredat saadet, kus ka Ene Silvia on osalenud. Et ideaalne haridusfoorum oleks selline, nagu Urmas Vaino teeb, aga see oleks iga päev, ka puhkepäevadel, ka suvel, ja see oleks ainult hariduse teemal. Miks mitte, see oleks väga vahva ja selgub, et me oleme nii tublisti juba aega ära kasutanud, et me peame andma sõna ministrile, aga sa tahad väga midagi öelda? Ma tahan väga öelda seda selle ajaloolise osa lõpuks, et praegu siin saalis on mõned inimesed, kes on olnud haridusfoorumist alates aastast 1994, see tähendab selle ettevalmistamise perioodist. Kas see on nahaalne, aga ikkagi, kui tõuseks õige püsti? Kõik on. Viive Jürisoo oli see, kes paljundas kõige esimesi pabereid seal Jõe tänava majas, sest temal oli paljundusaparaat. Tema oli ja oskas, ta oli Habakuke õpilane siis. Aitäh kõigile alustajatele ja nüüd on käes hetk, kui me anname sõna ministrile.